et siis tegu niisugune vabas vormis nii-öelda spontaanse ettevõtmisega, millel siis puudub esialgne teema ja siis mõeldud siis kulmineeruma ettearvamatult, ehk siis tegevuse käigus selgub, millest juttu saab olema. Et kui ma vaatan maailmas ringi, siis minule isiklikult mitte ükski inimene ei jää ette see mõte. Need häirivad mind kokku, need tulevad mulle väga läheda, aga mulle isiklikult mitte ükski inimene ei jää ette see mõte. No näiteks hiljuti ühe suure poliitilise erakonna ühte liiget kritiseerida. Ta on minu lähedal sõber ja mulle väga armas ja kallis. Et mõnikord me arvame ja me teame asjadest, mis ei puudu meisse. Me arvame, mina nüüd tean, mis need 10 inimest siit kilomeetri eemal teevad, arvavad, et kes nad on. Mõtle, mu poe vähema kaemudega. Mõtle. Oletame, et sa oled ühes metsamajas ja sinust kilomeetri eemal on 10 inimest teises ruumis, teises majas. Kui palju sa tead nende inimeste kohta? Mitte midagi. Samas aga, kui nüüd televiisorist näidatakse kedagi korraks, siis ma vedan endale pähe, ma tean kõike tema kohta. Vastupidi. Ma ei tea üldse midagi neist. Korraks näidati telekas mingi nägu, okay? Ja sa arvad, et seda kõik nendest. Tähesti mitte, üldse mitte. Mis siis saab, kui me kritiseerime tundmatut? See tähendab, et me ei soovi uusi kogemusi. See tähendab, et me ei soovi liikuda edasi veel tundmatumasse, sest praegu meie elus juba piisavalt on palju hirmutavalt häirivad tundmatud olukorrad. Ja kui me kritiseerime tundmatuid selles häiritud seisus, see tähendab, me saadame signaali sõnumi universum. Me ei soovi rohkem veel tundmatumaid olukordi. Ehk siis tahan tagasi oma mugavustsooni, ma juba kritiseerin tundmatuid inimesi. Ja siin on siis see ego või uhkuse koht, et kas mul on õigus ja luba on pöörduda tagasi oma mugavustsooni? Jah, alati on. Et oletame, et sa oled sõdur ja keset rasket treeningut ja mitte lahinguvälja, aga ütleme lahinguvälja treeningut. Ja see nagu käib hästi natuke sul üle jõu. Ütleme, et sa tead, et 2 tundi sa seal külmas enam jätkata ei suuda näiteks. Midagi sellest. Ja 10 minuti pärast tuleb näiteks su ülemus ja võite pöörduda tagasi sooja telki või kuhugi. Et sul on nagu see õigus ja luba nagu
tule sellest hullust endale proovile panekust nagu tagasi mugavustsooni alalt. Ja mõtle, sa ei ole ohtlikus sõjaolukorras. Midagi ei juhtu, kui sa lähed tagasi, kui sa ei võta seda järgmise väljakutset. Ütlen, ma olen niigi häiritud. Ma kritiseerin juba tundmatuid inimesi, kuna ma olen nii häiritud. Loomulikult mul on õigus ja luba pöörduda tagasi oma mugavustsooni. Ma ei ütle midagi, et sa oled sitt või et sa ei saanud hakkama, ma midagi sellest vastupidi. Ma ütlen, et sa ei pea võtma järjest raskema väljakutse kogu aeg. Loomulikult maailm on võimalik, sa võid hakata kangelaseks ja teha hästi palju. Loomulikult maailm on täis järjest suuremaid ja raskemaid väljakutseid. Kes iganes soovib, sellel on võimalik siin päikesesüsteemis ja hakata päikese eeskujul kangelaseks. Ja võtta järjest suurema väljakutsed. Muidugi, sul on see võimalus ja see ei tähenda, et sul ei oleks luba nagu seda mitte teha. See kangelane olla ei ole kohustuseks. See on vabatahtlik. See mõttes. Et seal taga on üks siis tugevuse trend, et ma kohtasin raskust, nüüd ma soovin olla sellest raskusest üle. Aga see ei ole kohustuslik, see on vabatahtliku võedu väljakutse. Sa ei tööta ju kiirabis, kus sinust sõltub 100 inimese elu või sa ei ole hukkuva Estonia pardal, kus sinust sõltub 10 inimese elu. Me ei ole selles olukorras, aga me oleme hakanud uskuma, et minust sõltub kõik. Kui mina nüüd ei võta seda järgmise rasket väljakutset, siis maailm kukub kokku. Mu ema oli selline, võib-olla on see omal. Ja siis ta failiski. Ta failiski, ta oli sunnitud kuulda võtma teise inimese. Ehk mõnikord me siis nagu üksi lähme ja arvame, minul on õigus, minu mõtted on õiged. Aga tegelikult meil on mingi hästi raske probleem, me soovime seda lahendada. Ja me ise ei saa aru. Ja mina olen teinud oma harjumuse, ma tahtlikult küsin abi hästi paljudelt inimestelt, erinevatelt inimestelt. Ütleme, mul on teema selle pokkeriga. See on niisugune raske matemaatiline mäng. Ja ma küsin abi ja nõu mitte pokkeriga saanud inimestelt. Mida nemad arvavad? Ja nemad hoopis kiidavad mind, siis ma saan aru, et ma olen liiga ära kamminud sellesse maailma, et ka selle võrrandi võiks lahendada. Ja vastupidi, et ütleme, mul on probleem eestlastega, siis ma küsin nõu välismaalastelt, siis nad naeravad koos minuga või et sa ei pea nagu tegelikult hästi kitsalt valima seda lahendust teha. Ütleme, et mul on probleem pokkeriga, siis ma lahendan elust võrrand, et on 6 aastat, et see ilmselt viiks kuhki, aga see ei ole ilmselt ikka päris see, et kas ma ikka nii tahan seda lahendada. Et võib-olla mitte päris nii suur mu kirg ei ole selle hobi või spordiala suhtes. Et ma panen mõtlema. Ma mõtlesin keegi oli nagu see fanaatiline poliitiku. Ja mina vastupidi olen poliitika suhtes eemale hoida. Ja see kutsub kaasa, tule. Ma ise teen oma seda parteid ja oma seda meeleavaldust. Tule kaasa. Lähen sinna ja siis karjub sellesse ruuporisse. Laste vanaema meil, vana kooli revolutsionäär ja tsaari ajast saab end välja elada sealt keset Vabaduse platsi ja teebki nii aastaid mina täiesti poliitika kaugele ja vaatan nagu hull seal kargab ringi, temal töötavad tema seal vana memm juba ja ätt või rauk oleks mehe kohta või naise kohta eit või
Et emotsionaalselt ennast välja elada ja sihuke puhtalt siiras tundeedastus, olgu see siis ka halb tunne, no ma ei hakka ropendama, aga mingi halva tunde edastus on siiski nagu lubatud selles mõttes alati. Ja see tegelikult viib kuhugi, sest emotsioonid on hästi arusaadav keel teistele inimestele. Kui sa päriselt tervendajana, siis kordan uuesti üle. Suhtluses meie eesmärk on edastada tunnet, edastada emotsioone teisele inimesele. Kui meil on tahtlikult see kavas edastada emotsioone või tunnet teisele inimesele, siis see läheb veel lihtsamalt. Siis nad isegi loevad su mõtted, sa avastad, sul on see kavatsus suhtluses edastada tunnet või emotsioone, sa avastad, et su lähedased inimesed isegi loevad su mõtteid. Sa oled nii sisse tuuninud juba sinna. Näiteks ma tunnen, et ma tahaks mingit toitu või mulle antakse see lähedase inimese poolt. Siis nad juba nii nagu loevad su tundeid või midagi. Et see ma soovitan seda, et hoida meeles, et suhtluses meie eesmärk on edastada tunne teisele inimesele. Jah. Seda me siis tervenduskliendidele rääkinud, kuidas energiaga toimib ja see, mis on näha seal. Okei.